taotlusi tuli meil ligi 600, heaks kiidetud taotlusi oli 280 ja tänaseks on suurem osa neist projektidest ka ellu viidud. Ja see on selles mõttes huvitav meede, et siin on tõesti neid investeeringuid tehtud seinast seina, et alates puhkpilliorkestrist või puhkpilliorkestri pillidest kuni siis seltsimajade ja külakiigedeni, nii et ja rahvariieteni, nii et ma usun, et see meede on kindlasti asi, kindlasti meede, mis tulevikus peaks olema järjest enam tähtsam ja tähtsam. Ja mis on selle meetme juures just rõõmustav on see, et ta ei ole mitte suunatud ainult sellele, kuidas ütelda, majandusliku tulu teenimisel, mis on ka kindlasti tähtis, vaid tal on tegelikult ka positiivne mõju sellele, et nii lapsed, noored kui ka vanad inimesed tunneksid ennast maal rohkem kodus või rohkem, et nendest hoolitakse rohkem. Ja kui selle meetmega saavutame selle, et kas või mõnigi protsent lapsi otsustab, et maal on parem kui linnas ja jääb maale siis oma eluks, et siis ma arvan, et me oleme oma eesmärgi täitnud. Kuigi augusti päike lõõskas ikka veel nii tuliselt, et isegi külakoerad ei viitsinud meie peale haukuda, vaid külitasid kinnisilmi põõsaste all, oli Kiidevas siiski toimetamisi näha. Muuseumimaja juures kõpitsesid saksa tudengid. Lapsed meisterdasid ühiselt liivapilte ja kõik küla tähtsamad hooned olid ka avatud. Keisrikoja uks oli muidugi kinni, sest kes siis käimlat pärani lahti hoiab. Küla keskpaigas ootas meid proua Tiiu. Juttu alustasime aastast 2000, kui Ridala vallas ärgitati külaseltse looma ja endisest õpetajast Tiiust sai Kiidevas üks eestvedaja. Põhieesmärk oli oma küla mainet kujundama, kuna ta oli kuidagi maa alla ära vajunud. Elanikke oli siin vähe, põhiliselt vanemad inimesed ja niimoodi siis tasapisi õppisime kõigepealt projekte kirjutama ja siis nad õnnestusid, et anti meile raha ja nii me oleme siiani toimetanud, et kui niimoodi keskeltläbi iga aasta ikka oli mingi 3 projekti oli käivitatud, väikeste summadega muidugi, aga viimased 2 aastat siis juba, kui see meede 3-5 meieni jõudis, et siis me juba saime omale postijaama ja keisrikoja ja siis murutraktori ja siis veel edasi olime, kuna meil ei ole ka kooskäimise kohta, siis saime ka omale, esimese etappi seltsimaja saunast. See meede on vast see, kus kohas võiks ütelda, et kasusaajate hulgas on kõige rohkem säravaid silmi. Mõnikord ongi huvitav, et võib-olla niisugused klassikalised majandusinimesed nimetavad seda külakiigede meetmeks ja ütlevad, et see on nagu raha raiskamine, aga ega ilma külakiigata ei ole küla ka, nii et kuskil me toetame ühte kombaini või siis ütleme sama summa eest oleme toetanud võib-olla 2-3 seltsimaja rekonstrueerimist, siis see mõju võib-olla on sinna seltsimajade suunas teinekord. Aga loomulikult üks ei välista teist, aga mõlemiga peab tegelema. Kogu me toimetamised siin külas, kuna meil on pensionäride küla, siis me ikkagi oleme talguliste abiga saanud ikka väga palju ära teha. Ja selle on meil tänaseks siis need 17. talgulaagrilised 7 aasta jooksul. Ja kuna meie väärtus on meie loodus, siis see loodusturism ja loodusharidus on see mille kaudu me kogu oma külaelu arendame. Mis need talgulaagrid on täpsemalt? Need on niisugused laagrid, et nagu Põlva ühisgümnaasium näiteks tuleb 3. kord reedel, nad saabuvad, laupäeval teevad nemad 4 tundi tööd ja pühapäeval siis hommikupoolikul lahkuvad. Aga kui meil tuleb 35 kätepaari ja nagu siin me taastasime Kiideva puise 2 naaberküla vahelise metsatee ja siis puisniidu ja siis põhiliselt nad koristavad oksi ja põletavad ja kui ikka see 35 kätepaari on töötanud, siis on ikka märk jääb maha. Aga siis mis nemad saavad värsket õhku ja? Tähendab, nemad ongi niimoodi, et nemad saavad värsket õhku, kuna neil on see keskkonnaõppe, siis nad saavad täieliku selge pildi sellest Matsalust. Häda ja pärja kaevu, kui omal tööjõudu pole,
no siis peab kuskilt seda tööjõudu otsima ja siiani pole keegi ka nurisenud, et kas pole kõhud tühjaks jäänud või meie mureks on jah ainult olnud siis söögi keetmine, aga mitte oma kuludel. No mis on selles külas siis nii erilist? Ma ei oskagi öelda, see on elanikud, kõik see suverahvas, kõik see selline ühtne olemine, meie suvepeod, jaanipäevad, kõik need kärajapeod, no pidupeoks, aga lihtsalt me vahest koguneme niisama siiasamasse ja lihtsalt lobiseme. Võtame oma piknikukorvid ja meil on vahest mõned pillimehed isegi siia tulnud ja lõbutseme ja oleme koos. Kevadel teeme koos talguid, sügisel lõpetame sama talgutega, puhastame, koristame, niidame muru, kõike teeme koos. Ja vaat see on see, mis siin hoiab meid. Ja mitte raha eest ei tee? Ei, kes ei hakka keegi küsima. Nüüd tuleb noorust juurde, 3 noort peret tuli juurde ja kõik on väga teretulnud ja nii tore. Ja lapsi, kui palju meil on lapsi laupäeval, pühapäeval. Käime ujumas ja jaanipäeviti mängime siin neid mänge, mis siin on ja siis käime kala püüdmas ja paadiga sõitmas. Ise kala ka püüate, jah? Päris? Arva, poisid püüvad rohkem. Aha, mis kalasid tuleb? Roosärge. Ja siis, kui mehed või isad käivad, siis toovad kahvenaid või hauge. No rannatüdrukud, kas oskate kalaga siis kõike teha, mis vaja on? Ei, ema teeb ikka ära. Jah? Aga süüa armastate? Ja. Kuivatame ka neid. Need on kõige paremad. Kui poleks olnud seda külaseltsi, kui poleks nende projektide kirjutamas, siis ei oleks see Kiideva samamoodi siin paplivõsa sees ja mitte midagi siin ei oleks. Ja nii on ka teiste küladega. Kogu aeg keeravad ka uued asjad jälle ette, mille peale võib-olla 2000 aastal üldse ei osanud mõelda. Ja muidugi oluline on see koostöö. Nii et 64 on teil talusid siin kokku või? Ja 20 on siis aastaringi elab inimesi, 44 inimest. No ma kujutan hetkeks ette, et kui te kuskil 2000 aastal esimest korda kokku tulite siin oma küla inimestega, siis võib-olla need niisugused peened sõnad nagu strateegia, arengukava, meetmed, liiderprogramm, et nendest küll veel midagi ei teadnud. No ei jah. Ja siin oligi, kui meil oli arengukava juba nagu koos ja tuligi siis PRIA 3-5 meede. No siis ka esimene aasta me ei julenudki kirjutada, meil oli küll teadsime, mida me tahame, aga kuna see on niisugune, kus tuleb kõik enne kinni maksta, kõik tööd ja alles siis saab raha. Aga tänu sellele, et siiski on loodud see Maaelu Edendamise Sihtasutus, kes annab küllaltki soodsa laenu. Ja seda asutust me oleme 2 aastat kasutanud ja neile ka projekte oleme kirjutanud, nii et see on meid aidanud. Ja te olete näinud, kuidas küla inimeste uhkus oma küla üle on kogu aeg kasvanud ja see läheb edasi? Jah, see läheb edasi. See meede läheb edasi ja nagu ma ütlesin, siin kui me eelmine periood panime siin 3 aasta jooksul selle meetmele 100 miljonit, siis alates sellest aastast, see on siis 2007 sügis, kus me oleme avamas seda meedet aasta eelarvega 160 miljonit, nii et kordades rohkem on ressurssi selle jaoks ja ma loodan, et ka taotlejaid tekib järjest rohkem ja rohkem, sest nii Fodukandi liikumine kui külaseltsid tunduvad järjest rohkem aktiviseeruvat ja huvi tundvat oma piirkonna arengu vastu ja see on see, mida me tahame kaasa aidata.